Nii, tervist! Arvutistuudio siinpool, mina olen Robert jälle, Erki minu kõrval. Loosime siis välja selle vinge sülearvuti ja siin ikka, et Erki natukene võtab otsa üle ja räägib sellest arvutist lähemalt. Jah, et millega siin tegemist on siis Lenovo ThinkPad Edge seeria arvutiga. Ehk siis, mis siin sees on Intel i5 seeria protsessor, 4 GB vahemälu ja 320 GB kõvaketus. Windows 7 Professional litsents on siin olemas ja täna siis saab üks õnnelik inimene selle endale koju kaasa. Jah, tähendab siis, kui ta järgi sul tuleb. Jah. Selleks, et loosimine väga pikaks siin meil endal ei läheks, siis me teeme seda natuke teistmoodi. Ja kasutame selleks sellist ägedat tööriista, et siin ekraanil on ka kogu tegevus näha, mida ma siin masinas teen. Et sihukene Woobox on ja see siis lubab Facebooki kampaaniates osalenud vahel siis automaatselt välja loosida siis ühe õnneliku võitja. Et miks me seda teeme on sellepärast, et see kampaania sai seekord väga palju tähelepanu. Ja seekord enam vanas stiilis, nii nagu me eelmine kord tegime, et kõik nimed panime karpi ja loosisime välja. Sellist asja enam niivõrd enam teha ei saa, sest et inimesi oli ikka väga palju. Ühesõnaga, see kampaania on siin näha ja kui ma siit valin, et valida võitja, siis järgmise lehe peal ma valin erinevad kriteeriumid, mille järgi siis see võitja valitakse. Ehk siis meie kriteeriumid olid need, et kindlasti peab olema osaleja laikinud ja kommenteerinud. Ja topelt siis kommenteerimisi me väga ei aktsepteeri. Ja laikida saab ainult siis seda konkreetset posti ühe korra. Ja seal ikka vajutame siis nuppu ja siis kohe peaks siis ekraanile ilmuma see õnnelik võitja, kes saab selle masina endale. Nii. Ja kes see õnnelik inimene on? Zoomin ta vähe siin sisse ka. Võitja on siis iRedCap on võitjaks. Nii, palju õnne siis iRedCap ja loodan, et te näete seal suure ekraani peal ka seda ilusti. Ma usun, et ta on siin näha ka. Ja palju õnne siis iRedCapile ja võtame siis, tähendab, me teeme postituse ja üritame kirjutada siis ka läbi Facebooki teile, et teie olete siis selle arvuti uus omanik. Et kas Erkil on ka veel midagi öelda? Mitte eriti. Palju õnne tegelikult. Palju õnne teile, et olete saanud endale ühe arvuti juurde ja sellega siis ma arvan, et asi piirdub. Jah, et kohtume siis järgmistes kampaaniates ja täname kõiki osalejaid ja edu siis järgmistes kampaaniates nii-öelda. Ja muidugi, kellel siis arvutimured, siis ikka tulge meie juurde. Arvutistuudios. Jah, ja võib-olla paari sõnaga räägiks meie nii-öelda veebipoest, mis kohe üles tuleb, et hakkame seal, pakume siis äriklassi kasutatud sülearvuteid. Et üks kriteerium, mida meie nagu jälgime, on see, et me soovitaks inimestel mitte minna poodi ja osta endale siis neid kampaaniamasinaid, siukseid odavaid multimeedia kuskil 300-400 euroseid arvutid. Pigem, kui te tahate vastupidavat töökindlat arvutit, siis pigem see sama raha eest, ehk siis selle 300-400 euro eest, pigem see vastu mingi kasutatud äriklassi sülearvuti. Ja miks mitte just ka meilt. Sest et peamine vahe, mis multimeedia sülearvutil ja äriklassi sülearvutil on see, et äriklassi sülearvuti on ehitatud sellise põhimõttega, et konstruktsioon on väga jäik, tugev ja vastupidav. Ja arvutitesse pannakse sisse ainult sellist raudvara, mis on enda ajapikku ise tõestanud, et ta toimib ja ta jääb toimima. Ja multimeedia sülearvutitega on selline lugu, et kuna on vaja hindasid madalal hoida,
siis ja millegagi on vaja kasutajat meelitada, et tule osta meie sülearvuti, eks ole, siis pannakse sinna sisse võimsam raudvara. Aga sellegipoolest on jahutus nõrk ja konstruktsioon kui selline, korpus ise on odavam, pehmem plastik. seal ei ole kõike nagu läbi mõeldud väga, et seal on pigem selle peale, et kasumit nagu teenida võimalikult lihtsa, kiire ja odava disainiga ja noh, ta on üleüldiselt niisugune hunnik plastikut, et seal ei ole midagi kvaliteetset, et ta on aasta-kahe pärast ilmselt juba väga kole välimuselt ja kulunud ja võib-olla suure tõenäosusega ka surnud. Aga mis ikka, ärme enam pikalt seleta ja näeme siis järgmistes kampaaniates. Ja eks siis külastage meie veebilehte ja ka veebipoodi, et võib-olla leiate sealt midagi endale vajalikku. Aga siis kõik. Nägemist! Nägemist!